tuleb kasti suunas ka. Kas tuleb ka löök? Tuleb löök ja Vetkal ei ulatu selle pallini ning Tšehhi saab 2-0 eduseisu 32. minutiks ning number 18. Siin paremal äärel nüüd natuke tekitas segadust Eesti meestel. Lohmatovil ja Valil täpsemalt, et kes kellega kaasa läheb, aga nüüd Tšehhid saavad uuesti liini taha ning lahti. Tuleb ka pall kasti, igatahes murtakse kasti. Ja pall endiselt kastis lahti ja tuleb ka löök ja see läheb üle värava. Olnud või ohtlikkust tekitanud. Nüüd Tšehhi vahetab hästi äärt. Senderdus taha posti, seal kerkib kõige kõrgemale Eesti mees Limberg ja Tšehhidel jätku olukorrast pall üle värava. Ei lähe kohale ja nüüd Tšehhidel võimalus. Paremal äärel on mees vaba ka, mees on kastis ka ja tuleb ka löök, aga Vetkal saab seal palli kätte ning püüab selle ja tema on see võtmemäng Eestil, kes mängu üles ehitab ning läbi tema mäng käib. Kristelit palju otsitakse ja ta ise otsib samuti. Koosseisud ette. Eestil endiselt väravas number 12 Miron Vetkal, number 3 Jevgeni Tšerjakov jätkab paremas kaitses, keskkaitsepaar endiselt number 21 kutsub siin number 17. Eestil samuti ju number 11 Aleksandr Lohmatov Itaalias igapäevaselt mängib Torinos. Tšehhid rahulikult hoiab palli. Soosal uuesti aktsioonis. Seekord määrast päraselt. Uuesti Tšehhidel vasakul äärel pall. Ja pall kastis ka. Ja nurgalöök siit